täna on naistepäev ja me tegelikult oleme selle kohtumise kokku leppinud juba väga tükk aega tagasi. Teadmata üldse, et täna on naistepäev muideks. Jah, ausalt öeldes ka mina. Kui me leppisime. Ka mina toona ei teadnud, kui me leppisime kokku, et on naistepäev. Nii et seda ilusam. Aga kui ma Veikole ütlesin, et tead, mul tuli tunne, et kellega võiks kohtuda, kellega võiks salvestada ühe vestluse. Ja siis ütlesin seda Veikole, siis oli väike vaikus. Sest Veiko täpselt ei teadnud, et mis see siis tähendab ja kus me siis lähme ja mis me siis räägime ja mis siis toimuma hakkab. Nii et täna, naistepäeval, aastal 2019 istume me siin, vaatame kõrgelt linna vaatelt alla, kuidas laevad sõidavad edasi ja tagasi ja kuidas mehed kõnnivad edasi ja tagasi ja neil on lilled süles. Nii et sellises naistepäeva meeleolus kohtume me siin Triin Toberiga. Ja Triin, kas ma võin öelda sinu kohta, et sina oled astroloog? Jah, mina olen kohe päris paberitega astroloog. Ja kui ma siis Veikole niimoodi teada andsin, et ma sooviksin ühe naisega, kes on astroloog, teha kohtumise, siis Veiko ütles, et aga mis see astroloogia siis täpselt ikkagi on? Kas see astronoomia, astroloogia, et kas see on tavaline? Mul oli esimene kujutluspilt, kui Elina ütles, oli see, et meil tõenäoliselt tuleb üks selline pikk autosõit mööda lumist teed kuskile observatooriumisse ja siis meile avatakse see taeva see ja me hakkame tähti vaatama, hakkame rääkima sellest, kuidas, sest minu peas on see tõesti natukene segane, et sellepärast ma olen täna siin sellise täiesti valge lehena, mis on, ma arvan, ongi hea, sest siis ma saan küsida hästi lolle küsimusi ja olla. Nii palju ma tean, et ma olen vist kõik maailma inimesed või vähemalt Eesti inimesed on lugenud mingis vanuses seda, kas on Linda Goodmani raamat Päikesemärgid. Kuna mina olen kaksikute tähtkujust, siis mina ka väiksena lugesin seda ja ütlesin, jaa, see kõik on minu kohta. See on nii, ma olen sellega 100% nõus, aga ma ei lugenud ühegi teise. Ma valetan, ma lugesin ikka oma õdede kohta ka natuke ja ema kohta. Ma ei tea, kas see on nagu soovmõtlemine, et tahad mõelda, et nii on või ei ole, aga inimestele ju meeldivad sellised seletused ja ma olen täitsa põnevil, mis meil täna siin saama hakkab. Aga Triin, kas see on tavaline, et sa kohtad inimesi, kes täpselt ei tea, mida see astroloogia tähendab? Jaa, on ikka. Sellepärast, et väga paljude jaoks on ta ju midagi sellist, mis on nagu seal ajalehtedes, kus on väike jupikene, et täna on kaladel selline päev ja kaksikutel selline päev, et väga paljude jaoks on ju see, või siis kord aastas need aasta horoskoobid. Aga see on nii väike osa astroloogiast, et teiseks ei saagi õieti seda pidada üldse selliseks tõsimeelseks astroloogiaks, sellepärast, et see arvestab ainult ühe teguriga. See on küll väga tähtis tegur, see päike seal sünnikaardis. Aga see on ainult üks osa. See on nii, nagu inimesest näeks, me käiks ringi ja kõik on kaetud ja näeks näiteks, ma ei tea, kõrvu või silmi või nina, eks ole. Et see on küll ka väga ilmekas, et väga palju saab sealt ja muidugi tõesti vähendamata päikese tähendust, aga see ei ole üldsegi nüüd see kõik pilt, kogu pilt sellest. Ja paljud arvavad, et siis need astroloogid ongi, et jahuvad lihtsalt oma selle päikesemärgi juttu ja kõik on ikka täpselt nii selle järgi, et see ei ole, et see on nagu lapitekk. Ja iga ühe lapitekk on erinev, sest see oleneb sellest sündimise hetkest, sellest kellaajast ja sellest sündimise kohast ka. Minu jaoks me oleme siin meie podcasti jooksul ju avanud ikkagi ennast kuulajatele ühel või teisel viisil või ühel või teisel määral. Nii et meie kuulajad juba teavad,
et mina olen rohkem uhuu, on ju, ja Veiko on rohkem nagu või ja või mis iganes, kuu ja päike. Ja me mõlemad armastame seda, kes me oleme ja seda, milline teine on. Ja ma saan aru, et Veikol tekkis ka... Kas ma võin lihtsalt vahele öelda? Minu meelest sa ei ole nagu uhuu, vaid sa oled nagu adekvaatne uhuu. Või selles mõttes, et need kõik tulevad ju õigest kohast. Muidugi. Muidu jääb mingi selline mulje, et ma nagu saade saab läbi, siis ma ütlen jälle, et mis uhuud, mida sa uhuutasid? Nii, me saame ka siit selle quote'i sellest saatest, et Veiko arvab, et Elina on adekvaatne uhuu. Et kui palju astroloogia kohta üldse arvatakse, et kas ta on siis kuidagi nagu teaduslikult põhjendatud või kui palju ta on siis nagu selline, mida ei saagi kirjeldada võib-olla sõnadega ja läheb sinna ükskõik, mida see uhuu võiks tähendada sinna alla. Et ta on muidugi midagi sellist, et kus on raudselt vaja vaistu, aga ta põhineb ikkagi sellistel tõekspidamistel, mis on siis nagu ajaloole vastu pidanud, need tõekspidamised ja läbi proovitud. Need asjad, et kuna see on niivõrd vana traditsioon, siis mõtleme, et selle järgi siis nagu ennustati neid kas Niiluse üleujutusi või vaaraude surmasid, et see need sa pead ikkagi nagu teatud asjadest kinni pidama, see ei ole selline asi, et ma vaatan nüüd sünnikaardile peale ja mul tuleb nagu vaim peale, et see võiks nüüd inimene selline olla, et see ei ole ikkagi selline, ta ei ole niivõrd esoteeriline, et ta oleks nagu ainult põhineks intuitsioonil. Samas seda intuitsiooni on seal vaja, sellepärast, et lihtsalt, et kuidas sa nagu tõlgendad neid peaaegu matemaatilisi tulemusi. Kas see siis tuleb kuskilt, mina nüüd küsin oma lolli küsimused, kas on nagu selline vaatluste teadus siis või? Et see on nagu on küll, aastad tuhandeid tagasi inimesed on, eks ole, nagu loonud omale mingisuguse süsteemi, jälgides sadu ja tuhandeid aastaid siis ja vaadanud, kuidas see kõik nagu vormub ja moodustub. Just, ja muidugi on ka küsitav, et kust ta nüüd kõik see alguses sai, et kas äkki ei ole natukene samamoodi nagu nende Stonehenge'ide ja kõikide teistega, et võib-olla see teadmised on võib-olla kuskilt ülevalt poolt tulnud või kuidas see on, et see info väljas pidi see olema, et eri maailma jagudes on see astroloogia paralleelselt arenenud. Et eri maailma jagudes on nagu oma astroloogia ja need ikkagi, kuigi need süsteemid justkui on erinevad, siis seal on mingid asjad, mingid läbivad jooned ja see lõpptulemus võiks olla ikkagi üsna nagu sarnane. No mina usun, et kõik süsteemid, mis maailmas on olemas tulevad tegelikult nagu inimese DNA-st või selles mõttes, et me oleme kõik kuidagi algselt hästi laias laastus programmeeritud kuidagi ühte suunda minema ja isegi kui me elame erinevates maailma jagudes, et siis see programmi stardipunkt on enam-vähem sama koha pealt olnud või ma ei tea. Lihtsalt arvan nii, ma praegu loen ühte väga huvitavat raamatut. Mis sa loed? Selle nimi on Sapiens Human History ja see on tõesti väga, väga põnev vaade nagu inimkonna ajaloole ja selle kujunemisele ja paneb asju teistmoodi mõtlema. Ja mul tutvuskonnas päris mitmed loevad seda. Aga Veiko, meil on siin mitu korda käinud läbi selline sõna nagu sünnikaart ja kuna ma ei tee saladust kuulajate ees, et mina olen siin Triinu juures käinud ise nõu küsimas ja natuke vaatlemas oma planeetide seise ja olemisi, et siis mina tean, mis on sünnikaart ja enne seda, kui me otsustasime, et me Veikoga mida me siin otsustasime, Triin ütles jah meile, et me tuleme siia vestlema, siis me leppisime sellise asja kokku, et küsime Veikolt ka tema täpse sünniaja. Täpselt ma ei teadnud. Ja siis, aga me ikkagi saime nii palju, kui me saime teada, siis me saime teada. Ja kas sa teadsid seda, Veiko, et seda on vaja sinu sünnikaardi jaoks ja kas sa tead, mis sünnikaart tähendab? Ma olen kuulnud seda väljendit sünnikaart ja ma olen ka kuulnud seda, nii palju mus on nagu seda intelligentsust, et ma tegelikult tean, et kui sa tahad, seda ma olen kuulnud, et kui sa tahad nagu täpselt oma seda päiksemärgi või astronoomia kõik seda asjad, siis on vaja teada, kus sa sündisid ja mis kell. Astronoomia. Astroloogia. Oota, kumb siis? Astroloogia. Mida sa ajad mind segadust? Ma ei mitte midagi aru. Sa ütlesid astronoomia, ma tahtsin lihtsalt... Astroloogia. Ja, nii. Loogia, nagu väga hea.
parandage mind täna veel. Astroloogika. Et ma tean, et on olemas sünnikaardid, aga keegi pole seda mulle kunagi teinud. Ma mäletan kunagi, kui ma olin väike, siis minu isa ehitas ise arvuti ja siis seal sai ajakirjast mingi programmi sisse kirjutada, mis arvutas välja sinu biorütmid. Seda ma tean, siis ma programmeerisin see biorütmide programmi, panin sinna sinna ja siis ma sain teada, et kas mul täna hea päev või halb päev, aga ma ei tea, kes on sellega seotud. Vot seda biorütmide asja ma nüüd ei tea. See otseselt ei ole, aga selles mõttes, et see on samuti, et ega tänapäeval ka, et ei, sest mina olen biorütme kunagi ka käsitsi niimoodi arvutanud, et need sünnikaarti ka ma olen algselt käsitsi, aga praegu on kõik arvutiga, et täpselt samamoodi programmidega. Ja ühesõnaga, nüüd on meil ka Veiko sünnikaart, sest minu oma juba oli enne siin. Ma olen natuke hirmul. Ja me leppisime kokku nagu sellise mängu, et me natuke vaatleme meie suhet. Aga enne kui me selle juurde lähme, siis miks me siia tahtsime tulla kuidagi see, et kui palju üldse on inimesi, kes tulevad astroloogi juurde, sinu puhul me saame rääkida, kes tulevad sinu juurde, kuidagi suhte küsimustega või armastusest tulenevate küsimustega? Ikka, väga palju, et see on ikkagi, ma arvan, et üks peamisi teemasid. Et kes tulevad nüüd neid uusi inimesi, sest väga paljud on need, kes on korduvad kliendid ja kes käivad aastast aastasse või paar korda aastas ja lihtsalt nagu hea meelega võtavad selle hetke, et nad nagu kaardistavad oma järgmiseid kuid ja vaatavad need seisud üle, et kas need toetavad neid tegemisi või on mõttekas midagi edasi lükata. Aga jah, et see armastuse ja suhete teema on kindlasti üks siuke läbiv. Ja kui palju sa saad selliseid inimesi nende küsimustega aidata või suunata või mis vastutuse see sulle kui astroloogile paneb? No siin ongi selline tagakoht, et jah, et see on nii eriline asi minu meelest, et kui kaks inimest on kokku saanud ja kui sa mõtled, siis see tundub, et see justkui nagu ei oleks üldse nii keeruline, et kaks inimest saavad kokku, aga päris elus selles virvarris leida kedagi, keda armastada ja kes sind ka armastab, siis see on ikkagi nii erakordne asi ja nüüd oleks jube nõme, kui mina tuleks mingisuguse jutuga, et no ja, aga sul on siit mingi seis ja rikun selle asja ära, sest isegi kui selles hetkes on kõik selline roosamanna ja mina ütlen, no siin midagi ja see inimesele jääb alguses kasvõi, kui ta ei võta seda omaks, tal ikka jääb see kuskile kõrva taha ja nii kui ta näeb sellist näed, nüüd ongi see situatsioon, jah, aga astroloog ütles ka ja siis see nagu võimendab, et ma nagu selles mõttes suhtun sellesse teemasse nagu sellise väga suure ettevaatlikkusega, tõesti tajudes hästi seda vastutust, aga ma näen siin nagu kõige paremat võimalust just näiteks suhte nõustamiseks. Mitte selleks, et kas see inimene on sulle õige või vale, sest tegelikult mingi nii-öelda vale inimene, keda sa tagantjärele sulle tundub, et oli jube vale suhe, siis selles hetkes võis ta olla ju väga õige suhe ja tänu sellele, et sa tegid selle raske suhte läbi, leiad sa võib-olla kedagi, kes sulle palju paremini sobib. Aga nõustamise koha pealt on just see, et see aitab inimestel mõista, miks teine on teistmoodi. Ja ta saab aru nagu paremini, et et mis see sisemine vajadus on, et miks ta niimoodi sellise moel käitub. Ja eriti tore on veel see, kui tulevad need inimesed koos. Et seda on ka, et tuleb paar koos ja siis nad kuulevad teise neid seise ja siis see aitab nagu aru saada teisest ja ütleme, et seal muidugi tuleb neid kitsaskohti sisse, aga et kui sa tead, et näed, selle koha peal meil ongi kalduvus teisest mööda rääkida või see on see teema, kus meil tekib kergesti tülisid, siis järgmine kord nad on nagu, ütleme, nagu valvsamad ja teadlikumad selles hetkes. Kuidas see astroloogia siis seda täpselt näitab? Ta on nagu sellega seotud, et me kõrvutame nüüd, see on üks meetod, et me kõrvutame siis ühe inimese
sünnipäraseid seise teise omaga. Sest näiteks ütleme, kui me nüüd vaatame siin teie omi, siis üks asi, mis kohe siin saaks nüüd öelda, et inimesed on harjunud ju vaatama ikka kogu aeg seda oma päikesemärki. Ja siis nüüd loevad kuskilt lehest, et näe, mina see, näiteks ütleme seal mina Skorpion, tema veevalaja, et üldse ei tohiks sobida. Aga samas need võib olla väga tore paar, sest need teised asjad haakuvad väga ilusasti. Et me ei saa ainult vaadata päikest. No vot, Veiko, nii et see raamat, mida sa kunagi väiksena lugesid, oli päikesemärkidest. Ja see on mõnes mõttes, ma ütlen, on ta ka ohtlik raamat minu vanuses inimeses, kus ma ta lugesin. Sest ma võtsin seda, ma arvan, et ma olen siiamaani kandnud endas nagu hästi teadlikult mingid isiku omadusi võib-olla võimendanud, mis oli sinna kirja pandud. Et selles mõttes ma olen nõus, et päikesemärk üksi võib-olla, ma lihtsalt huvi pärast lihtsalt kuulajatele ütlen, kes ei näe, et Triinul on siin ees 2 kaarti, need on nii ähvardavalt erinevad. On see minu ring on, kus on mingid märgid on igas suunas ja siis on see Elina ring, kus on nagu enamus märke on kõik nagu ühes sektoris ja siis all on 2 pisikest jalga. Nii palju siis astroloogiast. Huvitav, et see sulle ähvardavalt mõjub, aga... Ei, ma ei tea, ühel on nagu... Aga jaa, me aga see on just muuses jube hea, kui on niimoodi laiali, sellepärast, et siis sul on nagu väga erinevaid külgi on sinus, et sul on nagu, kõik ei ole nagu mingisugused omadused ei ole nagu liiga üle võimendatud. No ma olen igal juhul väga põnevil praegu. No väga tore. Et kui me näiteks võtamegi nüüd need lihtsalt teie päikesemärgid, siis juba nagu sellest, isegi neid märke iseenesest teades, et ühel on siis päike on kaaludes ja teisel on siis kaksikus, et need on mõlemad siis õhumärgid ja seal juba tuleb selline põhimõtteline sobivus sisse. Aga kuu on nüüd selline taevakeha, mis on hästi oluline selle jaoks, et kui nad on koos elades, niimoodi, et koos elu koha pealt on see kuu väga tähtis näitaja, sest see on seotud igapäevaste selliste meeleoludega, sellega, mis tekitab turvatunnet ja nüüd, kui need üldse omavahel ei haaku, siis on väga huvitav koos olla, aga see ei ole väga mugav koos olla. Meie õnneks ei ela koos. Ja nüüd võt teil ongi need kuud ongi üsna sellises pingelises sellises. Nii et see on nagu see, et umbes, et kui ühel on hea tuju, siis teisel võib olla nagu miks tal on nii hea tuju, et ma tahaks praegu mossitada ja siis vastupidi. et see, aga see on sageli, peres võib ka olla, et see ei ole nüüd seda, et sa loomulikult ju armastad seda inimest ja sa nagu ei lõpeta temaga suhtlemise ära sellepärast, aga ütleme, et teil nüüd on see ja mida ta siis tähendab, on just selles, et Veikol on kuu veevalajas ja sinul on siis Elina on kalades. Ei, siin on tõusumärk. Tõusumärk on kalad. Ja tõusumärk on siis see punkt, mis oli horisondil sinu sündides. Selle jaoks oli seda kellaaega vaja, aga kuu oli sul siis sõnnis. Ja nüüd see olemuslikult nüüd see sõnn ja veevalaja on üsna erinevad sellised energiat. Et seal, kus siis Veikol tunneb ennast hästi, kui on vaheldust, midagi põnevust, midagi erilist, siis isegi see, nagu, et visatakse tundmatus kohas ette, siis see võib sulle nagu tekitada sellise siukse adrenaliini annab ja sa tunned nagu ennast nagu hästi, sest sa tead, et sa oled piisavalt paindlik, et sa saad nagu erinevates olukordades hakkama. Kuidas see sulle tundub? Tundub adekvaatne just. Ma teen ju hästi palju erinevaid olukordi. Ainukene olukord, kus ma ei saa hakkama, on võõrad inimesed, kuhu Elina mind tahab alati viia, mingite võõraste inimestega rääkima, kuskil mingite võõraste inimeste peole ja siis hakkavad meie kuud kaklema, ma ütlen ausalt. See on ainuke situatsioon, kus ma ei tunne ennast nagu veeval. Täna tõin su ka täitsa võõra inimese juurde. See on teistmoodi, vaata.
nii ja sinul on vaata ta sõnnis, mis annab sulle seda, et ikkagi et sulle nagu meeldiks, kui sind on ette hoiatatud. Et kui sul on ikkagi kuidagi, see annab sulle nagu seda kindlustunnet, et sind ei visata lihtsalt tundmatus kohas vette, vaid muidugi sul on ka omad nipid, kuidas sa sellega hakkama saad, kui sind visatakse. Aga sul on ilmselt ikkagi mugavam olla, kui sul on selline kas siis tuttav ümbruskond või kuidagi, et kuidas selle koha pealt sulle tundub? Jah, täitsa ka kõnetab. Et võt näiteks see on selline põhimõtteline erinevus. Aga ma arvan, et see on ka näitleja elukutse juures oluline Veikol, et see kuidagi kohanemisvõime. Aga mõnel on ta lihtsalt, ega täpselt selle sõnnikuuga võiks ka olla näitleja, et see ei takista nagu näitleja olemast otseselt. Kuulsid, ma võin näitleja olla? Samas, ja võid küll, jah. Et sul on teisi asju, mis sul seda toetavad siin, aga samas on teil, see tundub justkui nüüd nagu tohutu vastuolu oleks, aga mis on hästi huvitav on see, et seal, kus on siis sinu see sõnnikuu, ehk siis sinu niisugune tunnetuslik pool, 18 kraadi sõnni ja voilà, Veikol on täpselt samas punktis, on Merkuur. Ma ei tea, mis see tähendab. Ma ka veel ei tea. Patsi võid ikka lüüa, eks ole. Ja see Merkuur on mõtlemisega seotud. Et see on umbes niimoodi, et Elina tajub midagi ja sina oskad selle Elina emotsiooni või taju panna sõnadesse. Et sa nagu mõistusega saad aru, mida tema nüüd, mitte otseselt tema sõnade taga võib-olla, aga nagu justkui mida ta öelda tahtis. See on väga hea nagu koostööks, sest ja paaride puhul ka on see väga hea näite, sest see aitab kindlasti kommunikatsioonile kaasa. Et me just lõime Veikoga plaksu, järelikult midagi on hästi ja midagi on õigesti, et me oleme kokku saanud midagi sellist tegema. Absoluutselt, jah. Ja kõlab loogiliselt. Tööalaselt on teil võiks olla väga selline tähenduslik koostöö, mingi väga suure tähendusega, nii et nii-öelda taevas kokku pandud tööalane paar. Väga hea, et ma olen vaikselt alustanud seda teed. Nad ei teadnudki, tuled siia, teed aastaga ja saad juba teada, et näed, et olime õigel teed. Aga näiteks, et ütleme, et sünnikaardist saab välja vaadata ka seda, et mis nagu, missugust kaaslast inimene enda kõrvale vajab. Sest me ei saa rääkida nagu üleüldisest nii, et nagu hea partner, et igal ühel on vaja kedagi, kes siis teda kuidagi tasakaalustab. Ja seda saab küll vaadata nüüd kaartide võrdluses, et kas selles teises inimeses on neid omadusi, mida sina vajad partneris. Ja võib-olla nad on kuskil, et sa oskad need, nad on nii vähesel määral, aga sa oskad neid kuidagi üles leida, aga nüüd teie mõlema kaarte siin vaadates, see on ka muuseas tööalane partnerlus käib siia alla, et teil on nagu mingi sügavam mõte, mis te olete kokku tulnud ja seda koos seda asja teete, aga niimoodi elukaaslasteks ilmselt siiski olenemata nendest kokkupuutepunktidest ei sobiks. Ma olen täiesti nõus. Ma ei suudaks sinuga koos elada. Ma ka ei suudaks sinuga kindlasti koos elada. Ei, see oli tegelikult nali. Ei, ma ei tee nali. Aga ma saan aru küll. Ma olen nõus ka. Aga niimoodi siis ongi, et inimesed küsivad, toovad teise inimese numbrid näiteks ja siis saavadki vaadelda. Näiteks on võib-olla nagu mingi 10 kandidaati, 10 on palju, 3 kandidaati ja siis kuidagi nagu saab mõtiskleda, et kes sobiks paremini. Me ei saa nagu selles mõttes, kui seda inimest ei ole siin, siis me ei saa nagu seda sünnikaarti niimoodi üksipulki lahata. Et see on ikkagi nagu me saame ainult vaadata, see oleks lihtsalt nagu eetiline selle inimese suhtes, siis kes jaus, keda siin kohal ei ole. Et ideaalis oleks ikkagi nagu koos või siis vaadata saab nagu selle nurga alt, et kas selles inimeses, ütleme,
on neid omadusi, mida sina oma kaaslases vajad. Nagu sinust endast lähtuvalt. Nagu seda pidi, aga ma seda ei poolda, et nüüd keegi silmapiirile tuleb ja kohe võtt siia, et kohe vaatama sellepärast, et sa siis ei anna nagu sellele inimesele võimalust. Nagu paljud üldse jäävad sellisesse lõksu, et pole mõtet hakata armumagi, et ma ei tea, et kas astroloogi juures või et kas astroloogiliselt meil üldse see sobivus on, et kui palju teevad lõksu ja tahavad tegelikult seda teha, et enne ära tšekata, kui üldse kuidagi edasi minna. Ikka on mõningaid inimesi, jah. Et see on siis selline lõks ja meelemäng pigem. Jah, aga ma nagu ka küsin alati seda, et kui pikk see suhe on, et kas see juba on suhe või see on ainult niimoodi selline suhtevõimalus. Sest kui ta on niisugune suhtevõimalus, siis peaks küll ikkagi oma sisetunnet uskuma nagu ja et vaatama, et kuhu see võiks viia. Et ikkagi anda sellele asjale võimalus. Aga kuidas need planeedid seal niimoodi on, et meie oleme siin sellised väiksed, enamasti 2 jala, 2 käega inimesed, kes niimoodi paterdavad ringi mööda tänavaid ja siis on kuskil mingid Veenused ja Merkuurid ja mingid tegelased, keda me lihtsalt koolis peame pähe õppima suurusjärjekorras, aga siis tegelikult nemad kuidagi meid liigutavad. Et kuidas see ikkagi nii on? Ega nad ikka ei liiguta, et me päris niisugused nukud ka nüüd ei ole, et keegi tõmbab mingi Veenust, viitsib nöörist tõmmata kuskil seal ja kohe sul midagi on, et eks neid seletusi on erinevaid, aga see, mis mind on võib-olla kõnetanud kõige enam on see, et me olemegi lihtsalt üks kõik terviksüsteem ja meil on lihtsam jälgida nüüd neid märke, mida me siis nagu lugeda oskame ja ka prognoosida oskame, kui nüüd inimeste käitumist ja selle ühe osa põhjal saame teha järeldusi ka, kuidas see võiks väljenduda siis inimeste elus maa peal. Ja ma usun, et need märke on palju rohkem, et neid meetodeid, kuidas prognoosida midagi on palju rohkem, täpselt nii, nagu prognoositakse neid ilmamuutusi selle järgi, et kuidas linnud lendavad või kuidas, millal puud oma lehed langetavad, et need on ju ka nagu osa kogu tervikust. Et lihtsalt, et see on selline süsteem, mida on nii kaua uuritud ja nii kaua praktiseeritud, et seal on siis nagu välja koorunud juba mingisugused asjad selles süsteemis, mis töötavad. Ja need, kes on skeptikud, siis ma soovitaks seda, et ükskord päris astroloogi juures ära käia. Ja siis võib ju täitsa vabalt skeptik edasi olla. Aga ennem, kui sa ei tea päriselt, mis on siis nagu see päris astroloogia, siis sa ei saa nagu öelda, et sa oled kogu asja suhtes skeptiline. Kas selline, ma jäin lihtsalt mõtlema ennem selle peale, et need minu ja Elina kuud kaklevad, oli nii? Jah, oli jah. Et aga mis siis teha, kui kuud kaklevad? Ma saan aru, et sa ei saa anda nagu vastust, nagu mingit lihtsalt lahendust, aga ma mõtlen, et kui inimesed tulevad, et kas tegelikult on ju, kas meie kooselu oleks võimalik, kui meie kuud kaklevad? Ikka on, muidugi. Me peame lihtsalt siis teadma, et kus peab nad nagu kaklevad. Seda teadma ja ütleme, näiteks sul on nagu selle inimesega ei ole mõtet minna üksikule saarele nüüd paariks kuuks, kus sa oled üks väike tuba ja kogu aeg oled ninapidi koos. Et peres on ju ka, ma ütlesin, et pere, mul on endalgi pereliikmeid, kellega on sellised seisud, et sa ju, et üks käib, ma ei tea, teeb sporti, teine passib kodus või mis iganes, et sa kogu aeg ei ole võib-olla nii koos, ei sunni ennast olema just nimelt. Ja teine on see, et sa saad aru, sa tead, et tal on praegu teine vajadus, et tema saab seda heaolu tunnet teistmoodi kätte, tal on seda vaja turvatundeks. Nii et tegelikult ma tulen sinu jutule ja ma saangi nagu vastuse, et milline teine inimene enam-vähem võiks olla ja ma saan selle teadmise ja siis ongi nagu juba lihtsam olla, saan ma aru. Jah, aga tegelikult on ju meil tihtipeale elus nii,
et me teame, mul on mõnikord olnud tunne, et oma arengu jooksul või kasvamise jooksul mul on olnud lihtsam elada siis, kui ma ei tea endast nii palju, sest siis ma olen nagu selles otsimises. Ja siis, kui ma saan teada, siis ma olen selles ahaa või ohoo, sain teada ja kuidagi nagu otsid edasi, saad teada. Aga siis, kui sa juba, mitte et ma ei arva, et ma siin 34-aastasena nüüd kõike tean, aga oluliselt rohkem kui 10 aastat tagasi. Et kui sa juba tead neid asju rohkem ja tead ka nagu enda kohta või mingi lähedasema ringi inimeste kohta, siis ega see ei tähenda, et sa saad hakkama nende asjadega. Absoluutselt, muidugi. Et sa tead seda, sa tead, mis on su mingid triggerid või sa tead, mis on mingid asjad, mis sind kuidagi käivitavad või kuidagi maha tõmbavad või mis iganes, aga sa pead ju neid valitsema. Või pead. Absoluutselt, jah. Sul on võimalus neid valitseda, et kuidagi nagu tervemaks kasvada ja suhteid hoida. Et jah, see, et sa saad teada, on nagu üks mündi külg ja siis tuleb seda balanssi ise looma hakata, mis on väga suur harjutus. Ei, seda küll, aga ma mõtlen, näiteks mõne inimese jaoks võib olla juba lihtne ei ole siin elus midagi, aga võib olla ikkagi nagu hea asi teada saada, et mu partneri kuu ongi teises kohas ja mina olen proovinud teda 3 aastat muuta, aga ta tegelikult seda, sa ei tiri seda kuud sealt ära, vaid sa pead aktsepteerima tema kuud selles teises kohas. Just. Ja see ongi just see aktsepteerimine, ma arvan, ongi see, et sa saad aru, et ta ongi teistmoodi ja sa ei ürita teda muuta, sul ei ole seda illusiooni, et mina oma võlukepikesega nagu muudan kellegi teistsuguseks. See on vist üldse siuke suhete võti, et me saame inspireerida, aga muuta mitte. Et kui me ise muutume ja oma muutumises inspireerime kaaslast või lähedasi, siis nad saavad mõnikord teadlikult, mõnikord teadmatult hakata kaasa tulema. Aga seda saab teha ainult nii-öelda selle plusspoolse sõnaga või kuidagi positiivsega. Ja seal on üks huvitav nüanss on veel, et ma olen ka näinud selliseid siis võrdluses nagu kaarte, kus see teine inimene sobib ülihästi. Kus on nagu üli hea sobivus ja nüüd see üks osapool ütleb, et tema tahab sellest suhtest välja minna. Ja ma mõtlen, kui paljud otsivad sellist, et nii head sobivust ja sealt tulebki nagu, ma mäletan, kuidas ma murdsin pead ja see oli mulle endale ka tohutu õppetund, et kuidas niimoodi siis. Ja ma sain aru, et vaat see ilmselt oligi õige inimene, aga see oli teatud hetkes õige inimene. Ja koos tuldi kokku, mõlemad inimesed arenesid, ühel hetkel said need õppetunnid ilmselt läbi. Ja nüüd on aeg nagu edasi liikuda, et kui me ei saa ka selles mõttes liigitada inimesi õige või vale, ta on võib-olla mingis hetkes õige, aga ta ei ole igavesti. Aga sünnikaart ju ei muutu. Ma tahtsin sama asja küsida. Ja. Sünnikaart on ju igavene. Jaa, sünnikaart on küll igavene, aga nendel asjadel on omad, ükski märk ei ole seal, me ei saa öelda näiteks, et võt see on hea ja see on halb. Et igas ka nendes positiivsetes asjades on omad sellised toredad, need on ära maskeeritud, aga sellised lõksud on sees. Sest seal võib olla see, et teine ei ole piisavalt kriitiline sinu suhtes ja seda kriitikat on ka vaja. Et kui sul on mingisugune jumala utoopiline idee ja teine sulle nagu kaasa kaagatab sellele või siis mõnele sõltuvusele, et sa ütled, et maailm on paha ja ma tahan sellest põgeneda ja teine toob sulle kasti veini ka veel sinna juurde, siis see nagu tegelikult nagu ei aita seda inimest. Et ta on ju väga mugav, see nagu sobib, see harmoneerub sellega. Aga ta võimendab tegelikult võib-olla mingit asja, mis ta ei oleks vaja võimendada. Aga mis siis, kas siis üldse on olemas nagu ideaalseid kooslusi maailmas, et
et kui ma kuulen, et on tähekaardid, mis ei sobi omavahel, on natuke raske, on väga ideaalselt sobivad ja et on raske, kas me jäämegi elu lõpuni otsima oma seda ideaalset? No seda nagu mingis mõttes me jääme, aga ma ütlen, et lihtsalt, et me ei saa ka ma ei taha praegu lihtsalt inimesed lootust ära võtta. Jaa, et ma ütlen, et see on nagu ikkagi üksik juhtum, aga ta enamasti on ikkagi see, et suuremal osal on see, et kui sa ikkagi näed seda sobivust ja see annab nagu inimesele, kui palju on ka selliseid inimesi, kes on tulnud selle lahkumineku jutuga ja ära läinud ikkagi teadmisega, et ja ma vaatan aasta pärast ja 2 pärast tuleb ja ikka selle sama inimesega, et see on nii tore, et selles mõttes, et see, et ikkagi selline, et sa saad aru võib-olla ka, miks see inimene su elus on. Ja seal on see, et tihtipeale on sedapidi, et sa arvad, et sa ei taha. Et see sageli nii, et heidetakse ette, et vaat näed, minu partner on nii ja naasugune ja siis ma vaatan sealt sünnikaardist ja siis mõtlen, aga sul ongi vaja sellist partnerit. Et sul just midagi, et kui sa nüüd näiteks selle kooselu ära lõpetad ja alustad kellegagi midagi muud, siis tõenäoliselt sa leiad ikka võtt. Ja need asjad tulevad võib-olla alguses mitte kohe sisse, aga mingil hetkel tulevad sisse. See on küll hea. Ma mõtlen, minul oleks küll julgustav, kui ma lähen ja mulle öeldakse, et aga sellist inimest sul vaja ongi. On ju hea? Ei ole või? Jaa. No kui sa kahtled, ütled, mulle ei meeldi, et ta teeb nii ja siis vaadatakse, aga sul ongi vaja seda, et ta teeks nii ja nii. Et seda distsipliini või seda mingisugust hetke endas arendada. Kõlab loogiliselt. Jah, võib-olla. Sul on lihtsalt mõnikord vaja, et keegi paberitega mingisuguse nagu kindla ala spetsialist kinnitaks. Ma ei räägi iseendast, vaid ma räägin, ma arvan, et tegelikult inimestel on vaja sellist asja, vahet ei ole, on see siis astroloogia, on see mõni muu asi, aga mina usun, et sellised süsteeme... Seal ongi, et tegelikult inimene võtabki omaks palju rohkem seda, mida ta on ise ka mõelnud. Ja võib-olla pole julgenud lõpuni mõelda. Aga kui see keegi teine kinnitab seda sinu sisemist arvamust, siis seda nagu võetaksegi palju enam omaks. Veenus on Tallinnas näiteks ööklubi ja Veenus on kuidagi nagu selle armastuse teemaga nii laia tarbe kaubaks muutunud planeedil Maa, et kui neid tähesüsteeme vaadata, siis kus see tulnud on, et see Veenus nii olulist rolli armastuses mängib? Et Veenus on lihtsalt jällegi kõik need planeete siis seostatakse teatud jumalate ja jumalannadega ja need jällegi omakorda, kui me vaatame ka need jumalad ja jumalannad ja need on ka Vana-Kreeka, Vana-Rooma, need on kõik jällegi mõned kattuvad, mõned mitte päris. Seal on ka, et üks saab nii-öelda valitseda väga mitut valdkonda, nii et selle Veenusel ei ole ainult armastus ka, et seal on raha ja seal on muid asju ka, nii et me saame ka kinnisvara seostada sellega ja et seda ma ei tea, miks täpselt nüüd see Veenus seda ala valitseb. Aga see on lihtsalt, see on nüüd nii iidne traditsioon, et miks on Afrodite ilu jumalanna. Veiko, mis sa arvad? Millest? Miks on Afrodite ilu jumalanna? Miks või? No aga see ongi see aasta tuhandeid ja 10 000 tagasi lihtsalt selline kogunenud nagu ma ei tahaks öelda selle kohta müüt, see on varesõna, aga selline see on nagu kokkuleppe või selline selles sama Sapiensi raamatus on raamatus, ütles praegu, ma olen seda inglise keeles, ma hakkasin kohe rääkima inglise keeles, et seal on see väljend, mis mul praegu ei tule meelde, aga see on jube hästi öeldud, see on nagu ongi nagu, et nagu milleks üldse koostöö inimeste vahel on võimalik, ongi, et see on nagu mingi selline mõnes mõttes nagu välja mõeldud või kujuteldud süsteemid ja reaalsused, mis me enda jaoks välja mõtleme või mis on nagu tulnud ja et me saame kõik nagu ühiselt sellest asjast aru ja oleme mingis süsteemis sees, et ma arvan,
ma ei oska sulle öelda, miks on Afrodite või miks on Veenus, aga see on kuidagi nagu niimoodi see on natuke nagu kokkuleppe ka. Et on need ühiskondlikud kokkulepped. No just, mis aitavad meil eksisteerida selles kosmoses, eks ole. Mis sa tahaksid enda kohta veel teada? Mina mõtlesin, kas selline asi on võimalik, et nüüd näiteks, et ma olen, no, et ma ei tule siia näiteks Elinaga, või ma tulen täiesti üksi ja palun sul vaadata oma sünnikaarti ja küsida, et aga mis lugu mul armastusega on? Kas sa oskad niimoodi sealt seda midagi välja lugeda? Kas sa julged inimestele midagi öelda? Kas ma tohiks midagi teada saada? Ma ei saa seda öelda, et ma ei saa seda öelda, et kas sa näiteks, et kui sa oled kooselus, kas sa elad õnnelikult elu lõpuni. Et sellised asjad, need on ikkagi valikute küsimus ja me iga päev ju meil on endal vaba valik ja me saame, selles mõttes me ise määrame oma tulevikud, et seda ei pea nagu kartma, et ma lähen astroloogi juurde ja äkki astroloog ütleb mulle, et 10 aasta pärast sa ei ole enam selle inimesega koos ja nüüd ma kardan need 10 aastat, et seda asja ei ole, et sul on ikkagi see, ise teed oma tulevikku. Aga mida näiteks mina saan sealt välja lugeda seda, et mis teemad sul üldse armastusega on, et kui kerge on sul armastust vastu võtta, kui kerge on sul armastust välja näidata, mis uskumused, mis sisemised uskumused võivad seda näiteks takistada? Aga minul ei ole midagi selle vastu, kui teised inimesed ka seda kuulevad praegu. Ja, palun. Et ma vaatan ja mul on alati see võim pärast see kõik sealt saatest välja monteerida. et selles mõttes ma loodan, et ma ei lahku siit 10 minuti pärast pisarates. Aga mul on siin laua peal on taskurätikud ka, nii et siis me väikest löristamist saame sinna eetrisse ka. Katsejänes eetris. Et sinul on jah, need teised asjad on väga siuksed uljad, et sul on muuseas klassikaline selline näitleja seisud, et sul on lõvi tõusumärk. Lõvi on väga-väga oluline selleks, et üldse välja paista, sest muidu sa võid näitleja olla, aga keegi ei pane siit tähele. Aga see on nagu siukene, tuleb väga paljudel näitlejatel sisse ja kaladest algav karjäärisektor. Aga kõige siukse uhke ja ulja seas on see Veenus, on hästi sellises kenas, intuitiivses, pehmes märgis nagu vähki. See Veenus on sul natukene ära peidetud. Ta on sul kõige sellises, kõige kindlamas kambrikeses kuskil peidus. Et võib-olla sa nagu väga nii avalikult ei räägi oma nendest meeldimistest, et see on kuskile niimoodi oma privaat seltskonnaga, et sa nagu ei afišeeri seda. Ja seal ka võib-olla oled kõige haavatavam, aga sul on nagu sinu viis võib-olla armastust välja näidata ongi see, et nii nagu sa enne ütlesid, kallikene ja niimoodi sellisel pehmel moel, et siuksel paitaval, hoolitseval pehmel moel, et ütleme, et kui sina näed, et see inimene, keda sina armastad, et kui tal on paha olla, et sa oled nagu see, kes teeks pai ja kalli ja lohutaks ilmselt. Et seal on nagu sellist ja kaitsmisinstinkti ka, et sa läheks ikkagi, saaks ikka väga vihaseks, kui keegi sinu kallitele nüüd viga teeks, et sealt tuleb siuke, et see vähk ei ole ainult nii väga siukene, ainult selline hoolitsev, et vähk või... Siiamaani olen kuulnud ainult õigeid sõnu. Mina olen täiesti nõus kõigega. Aga mis sul siis... Viga on. Viga ei ole sul midagi. Viga ei ole. Et see on see, et sa... Vaata, me oleme kõik need sünnihetked ju valinud mingil määral, et me ikkagi, mina usun seda, et me kõik ikkagi valime, millal me siin tuleme ja et see kuidagi see hetk annab sinu arengule kõige paremad eeldused ja sina oled valinud sellise hetke, kus Veenus on natukene niimoodi ka pinges ühtlasi. Ta on küll ilusasti sinna siukses turvalises kohas, aga siin on mingi
mingi pinge, mis on võib-olla siis seotud ka kuidagi koduga, kas siis suguvõsaga, kas noh, ma lihtsalt nüüd panen täitsa uupi, aga noh, lihtsalt üks mõte, mis on see, et kas need inimesed, kes sulle meeldivad, ei ole võib-olla, sest see ei ole nagu, Veenus ei tähenda seda, et see inimene, kellega sa koos oled, aga see on see, mis sorti inimesed sulle meeldivad, kas see kuidagi ei haaku sinu suguvõsa näiteks arusaamadega või mingi kodu see olukorraga või kuidagi niimoodi, et siin on mingi pinge nagu sees selle koha pealt. Aga mis seda näitab, kuidas sa loed seda? Loen seda sellest, et see Veenus, mis on siis sinna 12. maja, sellel Veenusel jooksevad siis temast nagu sellised, noh, siin kaardi peal siis sellised punased jooned, natukene pinget, särtsu, siis elektrit läheb Saturni ja Plutoni ja need Saturn ja Pluto lihtsalt asuvad seal selles kodu ja perega seotud sektoris. Seega ma võiks arvata selle põhjal, et siin midagi võib olla nagu selle valdkonnaga seotud. Ma endiselt olen suga nõus. Selles mõttes, et ma arvan, et need iidsed inimesed, kes on seda nagu teadust arendanud, et nad on nagu tõesti jälginud inimesi, et ma praegu ei ütle sulle ei. Väga hea. Aga need punased jooned, mida sa näed, kus nad tulevad? Need tulevadki. See ongi see punane joon tähendab seda, et nad on sellise kalde all, et seal on, astroloogias on nagu tõesti, see on hästi matemaatiline, et nüüd näiteks, kui mingi planeet on 60-kraadise nurga all, siis seda loetakse selliseks harmooniliseks. Et sellega on nagu lihtne hakkama saada. Nüüd need planeedid on 90-kraadise nurga all. See on niimoodi, nagu sa lauas istud ja keegi istub nüüd, sina vaatad ühtepidi, aga see teine istub seal lauas niimoodi, et ta vaatab nagu mujale. Nüüd on niimoodi, et sina räägid nagu ühte asja, see teine inimene, kes vaatab teises suunas, tema räägib nagu, üks räägib aiast, teine räägib aiaaugust. Et seal ei ole nii lihtne leida nagu seda ühist teed, seda on võimalik leida. Aga see ei ole nagu niimoodi, et see nüüd ongi, et see, mis on pinge, siis on elu lõpuni pinge, et see ei tähenda seda, et kui sa tead, et see on pinge, siis sageli inimesed on nagu tänu sellele pingele saavutanud väga palju. Sellepärast, et see on asi, millega nad tahavad vaeva näha, noh, näiteks ütleme armukadedusega ja kui sa armukadeduse tundega nüüd tõsiselt nagu endale teadvustad, kus see tuleb, miks see tuleb, mis selle algpõhjus on, siis väga võimalik, et sa ühel hetkel saad nagu sellest üle. Väga huvitav. Need ei ole nagu sellised igavesed asjad, vaid ja mõnda. Aga me ei pea nüüd selles mõttes, et nüüd jääma siin mind analüüsima, me võime ka pärast eetriväliselt seda teha, et ma saan Erinal juba hakkas kade meel, et kõik minust räägib. Nälja tead, ei, mina ei ole üldse huvitatud oma persooni suuremast avamisest. Ei, mina ka ei ole, aga lihtsalt mõtlen, see on huvitav. No, inimesed tahavad teada võib-olla ja et kas see nagu vastab tõele või mitte, et vähemalt senimaani ma ei ole kunagi olnud nagu mingi skeptik, aga ma lihtsalt ei tea sellest midagi, aga lihtsalt see, mis praegu Triin räägib, ma täitsa ütleks, et tal on seal õige inimese kaarte ees. Mina lihtsalt tunnen ka, et mul on vabadus öelda, et ma ei soovi, et me minu kaarti kuidagi rohkem arutaks, aga ma saan öelda seda, et ma olen Triinu juures ka mitmeid kordi käinud ja ma ei ole käinud siin sellepärast, et mul oleks mingit ennustust vaja, on ju, et ma olen ise nii-öelda piisavalt kuidagi sensitiivne selles osas, aga just kuidagi seda, et see tunne või vaist või mingid mõtted, mis mul on üleval, et vaadata, kas ma nagu kujutan neid kuidagi ette või olen midagi üle mõelnud või siis ka tähed kuidagi räägivad sama keelt. Et mind on ka alati nagu nii täpselt toetanud ja kui ma nüüd tagasi vaatavalt, me oleme ju kõik targad, on ju, et kui ma nüüd tagasi vaatan, mida me kõik oleme nagu juurde arutlenud, mingisuguseid teemasid tõstnud olulisematele nii-öelda pedestaalidele, et millega on vaja tegeleda
et kõikide nende asjadega ma olen ka nagu tegelenud ja et see on nagu väga, väga toetav olnud alati minu jaoks. Ja noh, lihtsalt, et siis ka niimoodi funki juurde lisada siis need salvrätikud, mis laua peal on, need ma olen ikka ka siin kasutanud. et mõnikord ju ajab nutma ka lihtsalt see, et ma tean ju seda, et on ju nii, nüüd sina ka veel ütled ja siis aga siis nagu nutad natuke aega ja siis on nii, et aga tegelikult, nojah, et ongi nii ja siis nagu võib-olla natuke nutad veel ja siis kuidagi juba, et seesama see peegliks olemine on ju. Peale selle, et sa oled ka lihtsalt tark, sümpaatne ja intelligentne naine, kes valdab astroloogiat, on ju. Et kuidagi, et kui sa valid endale mingi inimene teatud hetkel peegliks, siis ja usaldad ennast nagu koha peale jõudma, siis need hetked on väga olulised. Ja pealegi see ei pea ka olema nii selline pisarate protsess tegelikult. Mina just nutan iga asja peale. Sest see ongi, et aga igal ühel on nagu erinev see reageering ja aga need pisarad nagu näitavad seda ilmselt, et me jõudsime mingisuguste selliste kihtideni, mis olidki väga tõesed. Aga sageli on see, et inimesed nagu kõnnivad siit uksest välja siuke palju rõõmsam olekuga, et nii päris tore on mina olla. Või noh, nagu siukene, et siuke pigem nagu midagi siukest seda nagu üles leida, mis nagu annab kinnitust, et sa ei pea ennast meeletult muutma. Et sa saad olla sina ise, aga et sa lased teistel ka enda kõrval olla nemad. Et sa ei ürita neid muuta, et see on ka. Ja minu jaoks, mis on kuidagi oluline olnud, et kui me täna oleme rääkinud rohkem nii-öelda suhete või armastuse poole pealt, siis astroloogia on aidanud ka kuidagi, mis on ka armastusega seotud, aga vaadata oma seisu vanematega või et kust sa pärit oled, kust sa tuled, et need mustrid, mis meil on ju, et enamasti me kõik oleme umbes täpselt 18 eluaastat elanud kuskil on ju kellegi teise mustrites ja siis tihtipeale ülejäänud elu kulub selle peale, et neid samu mustreid, mida sul on nagu peale surutud ükskõik millisel moel, siis sa püüad neid nagu lammutada ja nendest nagu lahti saada. Ja siis samal ajal paralleelselt suruda mingid mustrid peale oma lastele. Ma just mõtlesin, kas näiteks selline asi on mõelda Velina, et kui sa oled ütleme 18 aasta elanud oma mingisuguses vanemate mustris ja oled nüüd saanud sellest teadlikuks läbi astroloogia, et siis sa näiteks oma last üritad kasvatada tema astroloogilistes mustrites. On see väga loll küsimus? Ei, see täiesti on, nagu sellepärast käiaksegi tegelikult päris palju oma laste kaartidega. Et lihtsalt vaadata nagu seda, et vanemad on minu meelest jube vastutustundlikud muutunud selle koha pealt, et need nii paljud tajuvad, et ilmselt neil on endale kuskilt liiga tehtud, pandud trennidesse või ringidesse, kus nad ei ole tahtnud käia ja nüüd nad ei taha nagu seda sama teha oma lastega. Ja juba eos nagu vaadata seda, et ega ma ei saa ju kindlalt öelda, kuhu poole see laps nüüd kaldub, aga ma saan öelda, et teine kord on selle lapse teekond, mis suunas tema peaks arenema, risti vastupidine selle vanema teekonnale. Ja need on küll need kohad, kus on nii hea meel, kui see vanem saab sellest teadlikuks. Et ta ei hakka seda last nii-öelda pidurdama tema arengus. Vot nüüd mina sain täna aru, et miks mina siia naistepäeval jõudsin. Et kuidas oma väikest naist, oma väikest tütart ka toetada. Et ükskõik kui palju mina ka ei taha neid mustreid kanda, mis ma olen kuskilt saanud. On ka ju häid mustreid selles mõttes, aga neid, mis ei ole nii toetavad olnud, siis ikkagi me mingil hetkel kõik lapsevanematena avastame, et me teeme midagi või nagu, et ma käitun nüüd nagu mu ema aga nagu just selles võtmes, kuidas ma ei tahaks kunagi käituda. Et mul oli vist praegu väga vaja kuulda seda, et ja aga need seisud on ka pärilikud, et väga võimalik, et tal on mingid asjad ka
on samad asjad, mis on sinu kaardis, et sünnikaartidest on ka näha, kuidas, mis omadused on näiteks seal kas või isapoolselt vanaemalt või kui on tema seisud teada või et noh, ka see sünnikuupäev lihtsalt, et selles mõttes sealt need pärilikkuse teemad tulevad ka välja väga selgelt ja seal on üks huvitav asi on veel see, et mul on olnud ka üks naine kliendina, kellel oli hästi palju lapsi ja ta lasi kõikidele lastele. Siis vanemad lapsed käisid ise kõik ja käisid konsultatsioonis ja nüüd ja siis ühe lapsega tal oli kõige rohkem, ta ütles, et võt temaga on lahkhelisid, et nad ei leia nagu ühist keelt. Ja see oli uskumatu, kui sarnased olid nende kaardid. Ja nad tulid koos konsultatsiooni ja kui nad siis nagu ma seletasin neile lahti, kus koha pealt on nad nii uskumatult sarnased, siis ma kuulsin hiljem, et see oli nagu hästi palju aidanud neil nagu hakata teineteist mõistma paremini. Nii et vahel see sarnasus on isegi rohkem ärritavam. Minu meelest see läheb kokku natuke nende hetkedega, kui keegi su tuttav ütleb, et tead, Veiko, tead, siis praegu vaatan sind ja mul tuli meelde, et ma kohtusin ühe inimesega, ma arvan, et ta sobiks jube hästi kokku. Mitte nagu kuidagi nagu, isegi paari suhte mõttes, vaid nagu selles mõttes, et te peate kohtuma, et te sobiksite jube hästi kokku. Ja tihti inimesed ütlevad seda selle pealt, et ta nägi mingit sarnasust. Ja kui keegi mulle midagi sellist ütleb, siis minu jaoks on niisugune natuke nagu ohumärk, sest et ilmselt see inimene kuidagi on minuga sarnane ja ma olen ka märganud, et ma pigem just ei sobi nende inimestega nii hästi kokku. Et see on huvitav. Patareid, plussid ja miinused. Aga mida vaata veel, et kui me rääksime, et nii paljusid asju nagu ei saa ju öelda, et vaat see on nüüd ideaalne või see ei ole üldse ära selle poole vaatagi. No on ka, mõningaid on küll selliseid, kus on nagu näha, et see tõesti siin on tõenäoliselt väga keeruline saab see kooselu olema. Aga ajaliselt saab nüüd küll vaadata näiteks, et ma sageli küsin ka, millal see suhe algas, et millal sul see klikk peas ära käis, et ohoo, et see võiks täitsa midagi areneda. Ja kui nüüd on näha, et sellel ajal on olnud sinu enda kaardis, siis need vaatame ka nagu selle hetke mõjusid, selline seis, et sul on hästi illusioonide kütkes. Võt siis on küll see, et lase nüüd olla ja vaatame siis edasi saab ja et see annab nagu ka märgi, nagu märguande, et kuidas nagu võiks seda võtta või teinekord ei ole nagu mitte mingisugust seisu, et siis on ka arvata, et et see niisugune tuleb ja läheb nii-öelda see inimene. Mul tuli võib-olla niisugune kummaline küsimus ja ma isegi ei tea, kuidas see nüüd tuli nii, aga kuna inimesed ju, see on sinu töö, on ju, inimesed käivad sinu juures igapäevaselt, iganädalaselt, et kas saab kuidagi mingit sellist asja ka öelda, et millises ajas me elame siis kuidagi armastuse mõttes või mis üldine mingisugune noot armastuse osas, et kas inimesed on pigem kuidagi nagu otsivamas perioodis või leidvamas perioodis või kuidagi nagu... Ma arvan, et mingi ühine nimetaja võib-olla ongi see, et mis on nagu, kui ma vaatan, et mingi teema, mis on nagu väga paljudel jõudnud teadvusest, on see, et ei ole üks õige, vaid on mitu õiget inimest. Just seda, et kui kellegiga see kooselu ära lõpeb mingil põhjusel, et siis ei ole dramaatika, see ei ole see, et see oli vale, ma viskasin oma elust, raiskasin need aastad, vaid ta oli õige, aga nüüd on veel teisi õigeid ka veel kuskil. Et see oleks võib-olla nagu selline, mis on nagu hästi, mis nagu peegeldub hästi palju nagu kogu sellest massist nagu vastu võib-olla või see kogemus, mida ma nagu ise olen õppinud sellest, vaadeldes nende inimeste elusid ja olles nagu hästi sellisest privilegeeritud olukorras, et nii lähedalt neid jälginud. Ilus annab lootust. Meie
podcasti valguses ja kuidagi sellest, et minu ja Veiko kaardid niimoodi korraks kõrvutada. Kas see loogika ükskõik millistest siis majadest või planeetidest või märkidest jookseb läbi, et meie oleme hakanud kahekesi niimoodi täiesti platooniliste sõpradena, tegelikult ka sõpruse teel alles käime, on ju, et vaikselt kompame, kas võiks juba öelda sõber üksteise kohta natuke juba ütlema, et oleme hakanud kuidagi pidama vestlusi just armastuse teemal ja ma olen mitu korda öelnud, et see armastus on jah nagu katus inimeseks olemise kohal, kus saab rääkida kõigest, aga kas mingisugune, ma ei tea, mille kaudu tundub kuidagi loogiline meie tegemine? Jaa, tundub küll selles mõttes, et see näiteks teie mõleman, et kui me võtame, et armastuse planeet, Veenus, et siin on nagu mitu muud näitajad ka sünnikaardis, mis suhtega seotuvad, aga armastusteemana on ikkagi Veenus ja teie Veenused harmoneeruvad väga ilusasti. Et siin on hästi selline, et teil on nagu justkui selline mõlemal natuke sarnane arusaam armastusest, et selline mõistvam, kaastundlikum, intuitiivsem arusaam. Et ma arvan, et see on see, miks teil on kerge nagu sellel teemal neid saateid teha ja teil on huvitav see, et teil on seosed mõlema Veenusel on ka teise mõtlemise planeedi Merkuuriga, nii et armastusest rääkimine on nagu väga teema. Aga kas seda on tore kuulda? Pani ka nii naeratama. Aga kas sa seda, lihtsalt nüüd on selline nalja küsimus, et kas me võiksime Elinaga teha ka kinnisvara teemalist podcasti? Jaa, et täitsa võib, sellepärast, et Veenus on ju kinnisvara, et absoluutselt ja Merkuur on ka äritehingud, nii et täitsa isegi võiks, jah. Ma võtan siis selle sisustuse poole. Väga hea. Kuulge, nii mõnus on rääkida inimestega, kellega on mõnus rääkida. Ma ei oska muud öelda kui seda, et me varsti paneme nüüd selle salvestaja kinni ja mina küsin veel Triinult paar küsimust oma armastuse kohta, et siis me kõik seda kõva häälega ei pea kuulma ja enne kui Elina ütleb hästi ilusad lõpusõnad, ütlen mina veel seda, et suur tänu kõigile, kes on meid Patreonis toetavad ja selle edasi toetavad, et see on aadressil patreon.com/armastusest ja otsige meid ikka üles sotsiaalmeediast, Instagramist, Facebookist, Twitterist ja kirjutage meile tere@armastusest.com. Enne kui mina aitäh ütlen, mul tuli üks lugu eilsest meelde, kuna me oleme öelnud, et me salvestame naistepäeval, siis naistepäeva eelõhtul sattusin mina kokku, tegelikult veetsin terve pika päeva ühe USA artisti Larajiga, kes käis Eestis esinemas, Ida Raadio tõi ta kohale ja rääkisime elust ja kõigest muust ja võib-olla saab sellest rohkem ka peagi kuulda, aga kuna meil kuidagi nii mõnusalt see vestlus kujunes ja ta on 74-aastane härrasmees, siis kuidagi jäime niimoodi vestlema ja siis ta tuli veel pärast teetseremooniale ja siis lõpuks ta tuli minuga kaasa ühele sünnipäevale. Ja sel sünnipäeval ta ütles mulle midagi sellist ja see on minu jaoks, see on väga lihtne asi, mis ma ütlen, et ärge ootusi kuidagi suureks seadke, aga ta ütles midagi sellist, ma mõtlesin, et ma hakkan ka oma sõpradele pakkuma, kellega ma kuskile lähen koos. Vabas vormis korteri sünnipäev, võtsime joped sellest ära, jalatsid ära ja ta ütles mulle, ma võttis 2 õlast kinni inglise keeles, et ma saan nüüd hästi hakkama, sa ei pea tundma, et sa oled siin minu küljes kinni, ma tunnen ennast väga hästi, mulle meeldib siin olla, et tunne ennast vabalt. Ja ma vaatasin talle otsa ja mõtlesin, et see oli vist ainuke asi, mida ma praegu kuulda tahtsin ja see nii vabastas mind sellest sõbra kandmisest äkki või midagi sellist. Ja nii minu puhul väga tavalised pikad sissejuhatused, kuhu ma tahtsin jõuda, on see, et ma istusin diivanile ja minu kõrval istus üks tüdruk, kes vaatas mulle nii tohutult säravate silmadega otsa, et need silmad olid nii säravad, et ma natuke isegi ei teadnud, et kuidas ta nüüd nii särab. Ja siis ta ütles mulle, et kas sina oled Elina? Ja ma ütlesin, et jaa, mina olen Elina, aga kes sina oled? Ma vabandan, ma ta nime hetkel ei mäleta. Ja ta ütles, tead, et ma kuulan teie podcasti ja
ja et elus juhuseid ei ole, et ta just eile, siis eelmisel päeval oli saanud uue osa kätte ja on plaaninud ka teerännakutele tulla, aga me pikalt rääkisime meie podcastist ja ta kuidagi nagu nii siiralt tänas ja rääkis, kuidas see teda kõnetab. Nii et kogu selle Veiko reklaamjutu lõppu, mis on ka oluline, päriselt ka aitäh, kui te tulete ütlema, et meie tegemised korda lähevad ja aitäh, see tüdruk ka toetab meid Patreonis, et see on tõesti oluline ja ilus. Võt. Kust sind Triin üles leiab, kui inimesed tahavad tulla oma kaarti vaatama ja nõu küsima? Võib mulle kirjutada, et see on kõige parem kokkuleppe viis ja minu maili aadress on väga lihtne. triin.tober, 2 nõrka B-d on keskel, @gmail.com. Seda on hea teada. Aitäh, Triin, et sa meid vastu võtsid ja ma tunnen ka, et ma tulen varsti jälle sulle siia külla ja kuidagi mõnus on istuda siin teises rollis või nagu mingi uus värskus endast leida ka. Aitäh, et sa oled olemas olnud enne ja täna ka. Aitäh sulle. Aitäh ja kuulmiseni.